kõnnime paduvihmas siin ja üritame leida teed sinna Lidelisse. No joh, ei tea, kui keeruline see saab olema. Hei, mina olen Keir ja järgmised 5 nädalat oleme ühe projekti raames Prantsusmaal. See ei ole enam tavaline matk metsas. See on 5 nädalat kogemusi, arenguid ja seiklusi. Mis mind ees ootab? Kas kõik läheb plaanipäraselt ja mida ma siis lõpuks kaasa võtan? Haaran snäkid joogid ning pane end valmis, sest lähme avastame koos Prantsusmaal. Ja no näed, kuhu ma jõudnud olen. Olen jõudnud siukese kohta nagu La Roche-sur-Yonne'i, siis asub siin Lõuna-Prantsusmaal. Nantesist siis allapoole tund aega sõitu. Ja nüüd me jäämegi siia siis 5 nädalaks umbes. Meie küll saame oma majutusse alles õhtul, kuna majutuse perenaine ei saa võtit ennem meile anda. Ja kui Nantesis oli ilus ilm isegi, siis siin õnnalt sajab vihma praegu, et täitsa tunnen, kuidas natuke sajab. Aga ta lubaski siin suht niimoodi vihma, nii et pole midagi teha. Aga vähemalt ei saja lund ja on plusskraadid, nii et see on suur pluss. Liigume nüüd siit teiste inimeste sellest märgist ära ja mis ma näen? Teie Eestis naudite valget ollust, meie siin naudime ilusat rohelust. Nii et pole paha midagi, lilled kasvavad, lilled õitsevad. Bussipeatus on meil siin, me selle sama bussiga läheme teise linna otsa. Kuna me tegelikult oleme projekti raames siin Prantsusmaal üldse, et siis on meil ka tegelikult vaba aega ja siis ma toongi teieni ka, mis siin Prantsusmaal huvitavat on. Ja ongi ilusad lilled, särki-värki. Et jah, oleme 5 nädalat siin siis ja vaatame siis, mis me siin 5 nädala jooksul teeme. Päevane asjatoimetus on tehtud ja nüüd läheme otsima oma majutusse üles, mida pidime küll juba tegema eile, aga kuna me saime tasuta öö Frankfurdis, siis teeme seda täna hoopis. Nii et väike jalutuskäik siit raudteejaamast. Ei ole palju, 5 minutit umbes. 5-10 minutit. Et suht raudteejaama juures. Paar tänavat ja olemegi kohal. Nüüd peakski kohe keerama ära. Ja siis tänava lõpus peakski meie see värk olema. Oleme lõpuks jõudnud siis oma korterisse. Saime kätte. Siin asub meil vetsumaja. Siuke vetsumaja on siin. Ja siin on meil muidugi elutuba olemas ilusti. Siuke ilus elutuba. Ja siin on ilusti televusser. Saame siis vaadata ka kohaliku Prantsusmaa kanaleid. Siin on meil siis köök. Kõige suurem põhjus üldse tegelikult, miks me otsisime korteri, et meil oleks köök olemas. Et saaksime ise süüa teha, et ei peaks nagu sellega jamama, et süüa ei oleks võimalik teha, et me peaks siin süümas käima iga päev. Et sellepärast me siis otsisime siukse koha, kus on köök olemas. Siin on siis vannituba, et siin saab siis käia natukene oma ihutoiminguid teha. Siin on ka üks ruumike veel, siin on siis
koristajatarbed ja küte on siin isegi vist, veepoiler, mis asi see on, jah, see küte. Küte on siin siis veel, gaasiküte tundub olevat. Siis on siin jah, pesumasin ka põhiasi, mis meil vaja on. Siin on siis üks tuba, kus siin on siis võimalik olla. Siin on näete sellised kardinad ja need on sellised huvitavad kardinad. Siin on lüliti seina peal ja siis selle lülitiga sa teed lahti selle. Ja siis avaneb selline vaade siit aknast. Ja must pilv. Ja, et saime vist enne raju tuppa tulla. Siin asub ka veel midagi. Mis siin asub? Siin asub siis kapp. Siin on teine tuba. Siin on televuseriga tuba. Vaatame, mis vaade siin veel on. Et siin on ka ju mingi vaade olemas. Ja mis siin siis on? Siin on meil mingi maja ehitus paistab aknast. Ja see on täitsa nagu mulle kohe tuba, sest siin on kohe mets ka kõrval või mis mets, paar puud ja pakime ennast lahti ja tõenäoliselt lähme kohe kuskile süüa otsima. Tahaks õudselt süüa. No mina olen hästi mugav inimene. Võtsin vihmavarju ka kaasa. Ma ei viitsi oma asju kuivatada ja siis jah, oleme siin. Sa kurat siin enda vihmavarjuga minema. Ja kus me jõudsime? Oleme nüüd Arussi-Surani lõunakeskuses siis, et täpselt samasugune, suur. Kuradi kilomeeter 2 kõnnid lihtsalt nagu. Nii et loodame, et me siis ära ei eksi. Lähme siit otsime süüa, toidupoodi ja otsime siit ka ühte läpakapoodi või arvutipoodi. Kõnnime padu vihmas siin ja üritame leida teed sinna Lidelisse. No ei tea, kui keeruline see saab olema. Aga me vist teeme väikse kiire jooksukese. Siin ei ole ööd rada, aga teeme väikse kiire jooksu lihtsalt üle sinna Lidelisse. See pannakse ka poole tunni pärast kinni, et siis saame, siin on räige vesi. Mine pekki. No vaadake seda. No täitsa pekkis. Sihuke vesi. Täitsa metsas. Oleme nüüd siin mingisuguses Flanieres, kui ma viitsi hääldada ka seda bussipeatust. Igastest käisime Lidelis, siis vaatasime, et buss number 2, sellega saame ilusasti hotelli või selle korteri lähedale ja oli kops, olime kuskil seal juba ja vaatas, onukene ütles, et minge välja tõenäoliselt prantsuse keeles, et Ja nüüd tuleb meie 2 vist, mida me taga ajasime, aga me ootame number 1 üldse. Ja käisime jah Lidelis, et siin on asju, siin on veel asju, et ossime mitme söögikorra asjad siis juba ära, et ikka hundiks söögikordad asjad ossime ära, et jätkuvalt on meil siin vihmaseiklused, tänavad voolavad, meie siin liiguneme, teine mees täitsa liiguvärg. Minul on see vihmajope veel ja temal on vihmavari, minu oma. Et me siin vihmas seikleme. Lõpuks oleme vist kohale jõudnud. Vist on nagu õige maja. Aga siin lihtsalt sajab ja sajab. Ma pole nii ammu vihmasojus istuda saanud. Oleme siin kodus ja korjame kotist mune kokku ja sest see jah, juba siin vettis läbi see karp. Nagu meie ise oleme läbi vettin siin kohati. Aga õnneks vist munad on kõik terved, nii et mis me siis ära ossime. Kohe vaatame. Et esimene asi muidugi ongi need munad, mis me ossime, mis ligunesid läbi lihtsalt see karp. Praegu kõik kukub ühes osas minema. Ossime seeni, natuke tomatit, ka mis tilgub siin lihtsalt, see tomat tilgub. 2 pakki hakkliha. Siis ossime siin sükest liha, et mida siis saaks teha siin prikatega. Muidugi juustu ossime, et võikusid teha. Võikumaterjalist siis veel
tomatit sai ostetud ka. Ja siis nüüd saia ka, mis ka tilgub. Siis ostsime banaani, ostsime ketšupit, kurki, mis on nagu... jah, parem räägi, mis ta rohkem meenutab, aga noh, jah. Nii, siis ostsime mingit sinki või vorst, pigem on see vorst näeb välja. Siis ikka, muidugi, ostsime 2 kilo pakette, et 2 pakkist pakette siis, ja siis jah, siuke piimalaadne toode sai ka ostetud. Et siin ju piima, mina ei suutnud kohe küll leida. Tahtsin piima küll, aga nii, siis osteti siin, mina küll ei ostnud seda, aga osteti siin Monsterit. Seda teemat mina ei joo, see karp muidugi kohe laguneb ära täiesti. Siis ostsime ühed väiksed kurgid, minikurgid, et ka mingi võikuvärk või niisama snäkkamiseks. Siis sai moosi ostetud. Ja noh, siis muidugi ka friikad, mis kõik tilgub lihtsalt, täitsa sõna. Kõik see tilgub lihtsalt. Ja et see tuleb küll kiirelt sügav külma ära visata. Et meil siin jah, elamine reaalselt tilgub. Sellepärast, et õues siuke vihmasadu, et me pole harjunud siukse vihmaga enam, et oleme lumega ja külmaga harjunud, aga ei ole siukse asjaga harjunud. Ma reaalselt tegin just speed testi siin kohaliku netiga ja no unistas ise samasugusest internetist omale, et mul siuke internet oleks. Speed test ütleb siis, et 138 alla ja 267 üles ja ping on 7 nagu. Minul on nagu endal on nagu alates 30 see ping, eks ole. Ja mul ei ole küll 3-kohalisi numbreid, mul ei ole isegi 2-kohalised vahepeal nad, nii et nagu no kujutan ette, kui kiiresti siit videot üles lähevad, et ikka väga kiiresti lähevad siit videot üles. Nii et saab väga kiirelt teile videot toota, ei jõua isegi nii ruttu ära monteerida, kui video üleval juba, et no näed, 3. päev ja oleme siin ja käisime just poes ja just mõtlesin, et oi, ma filmisin ära, aga näed, ei filminud tegelikult. Et võtsime poes siis krõpsu, 2 erinevat leisi siin. Ja siis sai võetud veel, sai siin jah, võetud üks siuke asi, see pole küll mulle, siuke asi 3,5. Siis tegelikult põhiasi, mis ma tahtsin näidata, on see vorst. Et seda proovime kindlasti. Ja no mina võtsin ühe siukse asja ka. See on nüüd 8 volli. Et jah, väike tšükk õhtuks ka ikkagi. Eile sai siis õhtul siuke asi. Proovitud ära siuke magus õlu. 25 centiliitrit. No näed, oleme õues ja nüüd läheme tutvume siin kohalike paaridega, õigemini ühe paariga läheb tuttavaks saama. Vaatame, mis seal head pantakse. Et ikkagi väljas peab ka vahepeal käima, mitte ainult kodus kogu aeg sööma jooma. Et siis läheme jah, vaatame, siin üks kohalik paar on. Eks võib-olla midagi grammike filmin ka sealt, aga see kohe kohal siin, et siin on mingi kebaabi koht. Aga siin on üks jah, paari koht ka. No näed, oleme siin õues ja käisime seal selles pubis ära ja löödi põhimõtteliselt küll uks nina ees kinni, aga jah, paarinaine siis, paaridaam, vabandust, siis ikka oli, et tahate siis ikka väikse saame teha, et tegime väikse õllu ja nüüd tulime siis siia kella 1 öösel lahtivalasse poodi ja no muidugi läheb nüüd üks vikat siis mul, et 11,6 läheb mul, et see on mingi ilge vikat. Tulime nüüd see raudteejaama juurde ja siin on niisugune äge trepp, et siis saab nagu üle minna siis raudteerööbast teisele peroonile. See on vist diiselrong üldse. See ma jah, sarve ei näe ja kuulen mootori mürinet. Et siin on jah, täitsa diiselrong kohe nina ees. Tegelikult siin on veel kõrval ju ka see 2-korruseline rong on ka siin veel, et siin on 2 korrust. Seal on muidugi krestlad käivad sinna vagunisse, aga jaa, siuke lahendus. Ja tegelikult siit saab ka veel alla, ma vaatan, et saab sealt alla minna. Ja teiselt poolt saab tegelikult veel välja või? Ohoh, ma seda kohe ei pandki tähele. Oleme siin nüüd oma maja juures tegelikult, et siin on meie
meie house on seal, meie rõdugi paistab siit. Ja siin on mingi keskpark või mingi siuke värk. Et siin saab jah, mingi lamada ja see on siuke purskkaev olemas. Et täitsa ilus isaks värk ja mingisugune peakõndimistänav ka ja muidugi hakkab meil vihma sadama vist, nagu ma tunnen. Nii et just müristas ja välkutas ka siin, nii et ma ei imesta. Et ma ei tea, võib-olla meil on kohe siin kiirete jalgade voor tuppa. Jah, tüüpiline linnaroti värk. Prantsusmaa rotid meil siin ka kõnnivad ja peatanaval või ma ei tea mis. Aga siin on jah, igastahes siuksed kaunistused ka maas tehtud ja muidugi väga palju rohelist on ka siin. Väike vihm ka ikka ja õnneks on siin nagu mingisugused varjualused, nii et noh, aga kui ta muidugi sisse hakkab keerutama, siis on natuke pahasti. Et jah, siin ikka nagu sajab natukene jälle. Mul on siukene õlu siin nagu Amsterdam ja 11,6 olli, nii et ega midagi, esimene emotsioon. See ikka midagi on. See ikka midagi on. Kohe tunda, et ikka midagi siin sees on. Ei oska kommenteerida eritesti. Aga tundub okei, nii et viga midagi ei ole sellel. Ja jõudsimegi siia Hagari kohviku juurde, et see asub siin. Siuke Au Marché Tuban. Oleme nüüd siin kohvikus ja unustasin juba ära, et võiks filmida ka, aga võtsin siukse saiakesed siis, 2 tüki siukse šokolaadisaiakest. Noh, muidugi kohvi ja siis tegelikult tuleb ka pasta bolognese, et seda mindi soojaks tegema. Ja nüüd ongi siis jõudnud kätte ka mu lõunasöök. Et siukene asi siis, et pasta bolognese ja siukene. Siin on siis liha peal ja juustu ja ketšupit ja siis all makaronid. No näed, olen õues. Ja teine mees jäi praegu kohvikus ja tema mõtles, et tema lunchtime istub kohvikus edasi. Aga mina mõtlesin, et ma tulen liiguda natuke oma perset ja vaatan, mis siin kohas, kus me oleme, mu projekti raames siis vaba ajame siis nii-öelda vaatame siis koha peal ringi ka natukene. Ja jah, ma mõtlesin, et ülejäänud lunchtime, mis pool tundi äkki on jäänud, et siis ma vaatan siin natuke ringi, et mida siin on, mis asutused siin on, mis poed siin on, mis kohvikud siin veel on. Siin on tegelikult kõrval kohe üks farmeri pood, et see on otseselt farmeri pood, et seal on kõik igasuguseid õunasid müüakse, kõike farmiga seotuvad asju, et hunnikute viisi on seal jah, igasuguseid köögivilju ja siukse asju, aga seal on ka jah, mingid mahlasid ja siukse asju ka, et siin on natuke tuuline praegu küll, aga vähemalt ei saja ja on ilus ilm, et vähemalt on nagu kena ilm. Ja niimoodi saigi teine osa läbi. Juba järgmise osas läheme avastama linna põhjalikumalt. Külastame erinevaid parke ja mälestusmärke ning vaatame, võib-olla jõuame ka linnast välja. Kui sulle see osa meeldis, siis ära unusta meeldimist panna. Jaga seda videot oma tuttavatega ning kui sa pole seda kanalit veel jälgima hakanud, siis hakka jälgima. See tähendab minu jaoks väga palju. Tänud, et vaatasite ning kohtume peagi. Tšauki!